Hea Eesti rahvas täna siin Toompeal, kui siin eelpool kõles või öeldi, et 26 000 inimest sotsiaalmeedias ja miks täna siin nii vähe rahvast on, siis ma ütlen niimoodi, et vaadake, pensipäevani on veel päris palju aega, kuigi ma siin mõningaid kohalikke pensionäre Tallinnast ka näen ja ka natuke kaugemalt. Aga meie see nii nimetatud, mis oli valitsus, saatis ju alla dekreedi, et enne 5. ei tohi pensioni maksta. Inimesed on jäänud maal nii vaeseks, et viimastel päevadel lihtsalt ei olegi midagi enam süüa, närivad leivakoorikuid meie armsal Eesti Isamaal. Ja see on siis nii nimetatud kõige parem valitsus, mis pidi teadma kõige paremini, kuidas Eestimaal elatakse. 26 000 inimest, nende hulgas on ka palju neid, kes saavad seal 1000 eurot midagi palka, kes käivad kuskil Coopis või Krossi poes. Nad ei saagi endale võtta vaba päeva täna tulla siia õigele meeleavaldusele, aga nad on oma toetusallkirja sotsiaalmeedias and ja ma olen siit 100% kindel, et need 26 000 inimest Eestimaal üle terve Eesti on täna siin sellel kellaajal tegelikult oma südames, oma mõttes meiega. Sest need, kes me saime siia tulla, meie esindame neid 26 000 eestimaalast. Mina ise ei ole sotsiaalmeedias, sest ma ei kasuta nutitelefoni. Ma ei taha politseiriiki, kus mind kodus jälgitakse, kus jälgitakse ka nutitelefonist, kus ma parajasti viibin. Kas olen ma parajasti metsas või kelle juures ma parajasti saunas olen. Sest meil on ikkagi vaba ja demokraatlik riik, ma arvan. Kuigi meie põhiseaduse järgi ei ole meil demokraatlikku korda ega ei ole ka rahvas kõrgema võimu kandja. Sest viimane aeg on Eesti Vabariigis kehtestada 1920. aasta põhiseaduses need paragrahvid, mis roogiti välja 38. aasta põhiseadusest ja 92. aasta niinimetatud Jüri Adamsi põhiseadusest Nõukogude Liidu kommunistliku partei liikmete poolt põhiseaduse assamblees. Põhiseaduse mõte 20 aasta siin majas kogunenud esimeses Riigikogus või õigemini asutav kogunes Estonia teatrimajas, kes töötas välja esimese 20 aasta põhiseaduse. Selle mõte oli järgmine, et rahvas on kõrgema võimu kandja. Mida see tähendas? See tähendas seda, et rahvas oli kõrgem seadusandja, kõige kõrgem seadusandja. Riigikogu oli harilik seadusandja ehk tema oli rahva sulane. Rahval oli seaduse loomise õigus, mis võeti ära 38. aastal Konstantin Pätsi ja paljude teiste tema poliitikute poolt. Ja ka võeti ära 92. aasta põhiseaduses, sest Eesti rahvas tol ajal väga kriitilises olukorras ei saanud loogiliselt mõelda, millise põhiseaduse poolt ta hääletab. Tegemist oli ju põhiseadusega, mis loodi väga raskel, keerulisel laulva revolutsiooni ajal või selle lõppjärgus. Ja selle põhiseaduse mõte oli selles, et kui rahvas kogub 100 000 allkirja, või no õigemini neid oli tollase põhiseaduse järgi vähem, 25 000. Aga me oleme siin kogunud 100 000 allkirja ja siin samas saalis olevad 51 inimest, kes on enamuses Riigikogus, sülitavad 100 000 inimese peale. Mõelge ise, kas sellise riik on demokraatlik riik? Mina ütlen ei ole. Sest 100 000 inimest on kõrgemad seadusandjad võrreldes selle 51-ga, kel siin on enamus. Ja praegust on ju selgelt 13% valitsusel 51 häält vaevalt. Vaevalt kokku nad saavad, kui umbusaldus on, selleks, et nad saaksid veel kuni järgmise aasta märtsini priileiba. Me peaksime tegelikult kutsuma kokku üle Eesti kõik vabatahtlikud juristid selleks, et Eesti rahvale rahvaalgatuslikust korras anda tagasi 20 aasta põhiseaduses olev seaduse loomise õigus, mis on kõrgema riigivõimu kandja rahva ainuomanduslik õigus ja millele peab Riigikogu viivitamatult täitma. See on talle kohustuslik. Sest kui Riigikogu tollase 20 aasta põhiseaduse järgi lükkas rahva otsused tagasi, siis läks see automaatselt ilma Riigikogu vähimagi sekkumiseta rahvahääletusele. Ja rahvas tegi oma otsuse rahvahääletuse korras, kas ta oli siis selle poolt või vastu. Sest see oli kõrgema võimu kandja. Ja Ants Piip ütles
8. aasta põhiseadust siinsamas majas kommenteerides, et see põhiseadus ei ole demokraatlik, kui rahval ei ole seaduse loomist õigust, sest Riigikogu, ma rõhutan, on harilik seadusandja, ehk tema on rahvas sulane. Ja nüüd siis 51 inimest arvavad, et nemad on Eesti Vabariigis peremehed. Meil on ikka väga viltu kõik need asjad siin meie vabariigis. Nii et viimane aeg on kõik juristidel tulla kokku, et teha Eestile uus põhiseadus. Ja millest ma tahtsin veel rääkida, et me võime teha tõesti, et kõik valitsusliikmed ütlevad, et kõik tehke vabatahtlikult, et vabatahtlikult pääske ja vabatahtlikult käige abipolitseis ja siis me tegelikult võiksime ka teha niimoodi, et uues põhiseaduses, et meil ei ole Riigikogu liikmed palgalised inimesed. Nad ei saa palka. Meil on küllalt kingseppe, meil on küllalt juriste, meil on küllalt põllumehi, meil on küllalt õpetajaid, juriste, advokaate. Kõik vabatahtlikult käivad Riigikogus siin ja võtavad need seadused vastu. Midagi ei jää tegemata. Aga ei ole vaja lihtsalt 51 või 101 inimest, kes siin lihtsalt Eesti rahvale ainult makse tõstavad. Nii et Eesti rahvas on jäänud puruvaeseks ja selle tõttu ei saagi me siia isegi 2000 inimest kokku, sest lihtsalt bensiiniraha ei jätku. Automaks ja bensiiniraha on söönud viimasegi kui kopika ära. Aga ma tahaks veel kord siin tänada ürituse korraldajad ja kõiki neid, kes te täna siin olete. Ja ma ikkagi ütlen lõpetuseks, et ma olen kindel, et see 26 000 inimest seal kodudes on täna siin meiega. Elagu vaba Eesti!